Tervitan siinkohal kõiki elupuude omanikke. Ja nüüd kaadrid võivad olla häirivad. Siin on mul üks ilus smaragdipuu. Lähemal vaatlusel näeme, et üks 3 harust on mingil põhjusel ära kuivanud. Muidu on justkui ju ilus puu. Põhjusena, miks see haru on siis kuivanud, näitan teile. Siia on jäänud sidumisnöör puu külge. Ja see on saaginud ennast siia koore sisse. Et inimesed, kes te olete oma elupuude latvade kokkusidumisel kasutanud nööre või ka näiteks rihmasid, aga need rihmad on sisse nii-öelda lõpuks ennast saaginud. Mida siis teha? Kui teil on ikkagi nii suur võimas elupuu hoovis, siis üks variantidest on aeg-ajalt neid rihmasid tõsta, vahetada kohta, et nad siis ei lõhuks. Koorepind on nii agressiivselt. Teine variant on, kui teil on noored puud, sellised paarimeetrised, siis on näiteks võimalik ka ju neid konkureerivaid harusid üldse eemaldada, ehk siis anda nii-öelda sellele ühele harule siis tipupunga eeliskasv niimoodi, et suudame siis ära hoida selliseid muresid tulevikus, et ei peaks üldse neid harusid kokku siduma. Toon siin ühe hea näite noore puu peal. Ka sellel puul oli mitu konkureerivat latva, aga eemaldasin need. Näitan siin all on siis üks kena tagasilõige. Siin on üks tagasilõige. Eesmärk on see, et me võtame konkurendid eest ära, et jääks üks selline korralik haru ja siis ei pääse ka lumeraskus ega midagi muud teda murdma. Kogu see rida on siis läbi käidud oksakääridega. Me lõikame nüüd täpselt nii kõrgelt selle kõik siit maha, kujundame selle puu siin uuesti. Kahjuks ta kaotab küll üle poole oma kõrgusest. Aga hea pool on see, et vähemalt kõik, mis jääb allapoole seda sidumispiiri, see on roheline veel. Et alt lõikasin kuivjooksi ära ja siis lõikasin tagasi nii-öelda siis need 3 tippu. Kujundasin ka veidikene välisfääri seda. Ja nüüd, kui ma näitan teile, et siis see auk siin, mis praegu sees on, siis päikest paistab siia rõõmsalt sisse ja uinuvatest pungadest võiksid hakata tekkima siis uued võrsed, võsud ja see võiks siis nii-öelda täis kasvada. Muidugi läheb sinna küll aega, aga mis teha? Kui tahame seda puud ikkagi säilitada, siis tuleb edasi minna vormipuuna. Et ma loodan, et on teil õppida midagi taaskord sellest videost ja vaatate ka enda sidumised aias üle. Või et ei oleks unustatud mõnda sidumisnööri puu külge. Aga kui teil on ka istutatud kenad smaragdipuud ja soovite neid majandada siis nii kõrgelt, kui nad kasvavad ja te ei tea täpselt, kust mida lõigata, siis helistage, kirjutage meile ja aitame teid hädast välja. Aga kena, kohtumiseni!